Aitäh, head kolleegid! See arutatav eelnõu, Vabariigi Presidendi valimise seaduse muutmise seadus, ei ole revolutsiooniline muudatus selles seaduses ja tegelikult suuri ja sisulisi probleeme ei lahenda. Ma ei räägi siin praegu põhiseaduse muutmisest ja sellest arutelust, mis puudutab, kas presidenti otse valida või mitte, mis arutelu minu arvates on ka väga asjakohane, kuid väljub seaduse muudatuse raames. See on küsimus juba siis ka põhiseaduse muutmisest, nii et ma keskendun praegu selle seaduse sisule. Aga see muudatus ei lahenda ka võimaliku musta hobuse ohtu, millest siin on räägitud. Aga ma tuletan alustuseks meelde, et me oleme teinud ühe väga suure muudatuse seoses presidendi valimistega juba ära, minu arvates väga põhimõttelise ja olulise muudatuse võrreldes eelmiste presidendi valimistega. Nimelt me oleme muutnud põhiseadust ja kohalike omavalitsuste volikogude valimistel ei saa osaleda enam Vene, Valgevene ja teiste kolmandate riikide kodanikud. Ehk me välistame nii-öelda kaudselt nende osalemise Eesti Vabariigi presidendi valimistel läbi valijameeste valimise, kui peaks minema valimine valimiskogusse. Nii et selle muudatuse me oleme teinud ja ma arvan, et see on päris oluline ja sisuline muudatus. Nüüd, selle seadusega me muudame siis enne esimest vooru presidendikandidaatide esitamise tähtaega, mis saaks olema 9–12 päeva enne esimest vooru. Ja seni ei ole olnud probleemi kordagi, et me ei tea neid kandidaate, kes enne esimest vooru parlamenti tulevad. Mitte kordagi ei ole olnud niisugust olukorda. Küll aga jah, neid kandidaate on olnud rohkem, nagu siin ka Lauri Hussar eelnevalt viitas, et kõik, kes on esialgu kandidaatidena mööda Eestit ratsutanud, ei ole osutunud hiljem ametlikeks kandidaatideks. Aga musta hobust ei välista see kuidagi, kui parlamendisaadikutel või parlamendierakondadel on soov leppida kokku, siis teha seda mõnes hilisemas voorus parlamendis või valimiskogus, kus on ette nähtud tähtajad täna, mis tulenevad osaliselt põhiseadusest, osaliselt kehtivast seadusest, mida me ei muuda, siis seal jääb kõik nii, nagu on. Ja ka nii, nagu me põhiseaduskomisjonis arutasime, et kui see valimine peaks tulema tagasi valimiskogust Riigikokku, nii nagu ta Kersti Kaljulaiu valimise ajal tuli, siis me ka rakendada seda muudatust ei saa, vaid lähtume ikkagi praegu kehtivast korrast, nii et täpselt samuti võib tulla ootamatult välja presidendikandidaat kõikide ülejäänud voorude puhul. Ja seda me kehtiva seaduse muudatusega ei muuda. Nüüd see Riigikogu ees esinemine presidendikandidaadi puhul minu arvates on väga mõistlik. Ma olen ka selle poolt, et see 9 ja 12 päeva ja Isamaa saadikurühm toetab ka seda 9 ja 12 päeva, kuigi see ei lahenda fundamentaalselt probleemi, aga see on kindlasti samm õiges suunas. Aga nüüd presidendikandidaatide esinemine parlamendi ja valimiskogu ees on igati asjakohane ja seda saab viisakalt sõnastada, et kandidaat esineb. Me ei pea ütlema, kas tal on õigus või kohustus, aga ütleme, et kandidaat esineb. Minu arvates see on viisakas vormis seaduses sätestatud, mida saab tõlgendada kohustusena. Ja minu arvates on see nagu väga soliidselt sellisel kujul lahendatud, kui me siin ühise keele leiame. Küll aga minu arvates selle seaduse muudatuse kõige olulisem osa on jäänud täna puutumata. Saalis on seda küll korduvalt tõstatatud ja küsitud. Nimelt valijameeste kogu ehk valimiskogu, mis koosneb Riigikogu liikmetest ja kohalike omavalitsuse volikogude esindajatest. Ja minu hinnangul on see palju olulisem kui see 9 või 12 päeva või 7 või 14 päeva enne esimest vooru, et valimiskogu oleks võimalikult sarnane sellele, mida esialgselt kavandasid põhiseaduse koostajad ja mis on ka rahvahääletusel saanud rahva heakskiidu. Ja siis oli see proportsioon hoopis teistsugune. Kohalike omavalitsuste volikogude esindajate osakaal valimiskogus oli kordades suurem ja ta oli kaldu väiksema elanike arvuga omavalitsuste poole, nii et see on olnud nii põhiseaduse koostajate kui ka rahvahääletusel läbinud
enamuse rahva tahe. Ja minu arvates läbi nende erinevate haldusreformide on see moondunud ja meie kohustus siin on püüda see esialgne tahe taastada ja see esialgne proportsioon taastada. Ja loomulikult me kõik saame aru, et see on poliitiliselt väga tundlik teema, kuidas säilitada seda proportsiooni, kuidas see kujuneb siis erinevate omavalitsuste vahel. Teame, et erinevates omavalitsustes on erinevad erakonnad võimul, neil on erinevad huvid, kõik loevad. Ka omavalitsused ja nende elanikud ja valimisõiguslikud kodanikud vaatavad, kas nende õigusi ei ole kuidagi piiratud ja see proportsioon tuleb ka sealt. Tallinn kui suur omavalitsus ja mõned väiksed omavalitsused, kuidas leida see tasakaal. Ja ega siin sellist ideaalset mudelit ei olegi, see saab olla ikkagi poliitiline kokkulepe üle erinevate erakondade, et me lepime kokku ja liigume selles suunas, et meil on olemas poliitiline tahe taastada see esialgne proportsioon. Minu arvates on see võimalik teha suhteliselt lihtsalt, matemaatilises mõttes, suhteliselt lihtsalt, hoides ka teatud proportsioonidest kinni. Küsimus on, kas meil jätkub riigimehelikkust ja poliitilist tahet selles kokku leppida. Aega on vähem kui aasta on jäänud presidendivalimisteni. Nii nagu me teame, hea tava on, millele Riigikohus on kogu aeg juhtinud tähelepanu, et aasta enne valimisi ei tohiks valimisseadusi muuta. Seda on siin mõnel korral ju rikutud. See ei tee seda seadusemuudatust kuidagi kohe otseselt põhiseadusvastaseks. Aga aega on vähe ja tõepoolest me peaksime selles suutma kokku leppida selle aasta jooksul. Nii et mina kutsun üles kolleege nendele mitte ainult kosmeetilistele, aga siiski väheolulistele muudatustele lisama selle sisulise muudatuse ja leidmas endas jõudu, et kokku leppida ka valimiskogu koosseisu muutmises. Aitäh!